kogu žüriiga siia sisse ruumis tuleme, siis me kõik lihtsalt nagu pahvatasime, et kui võimas ikkagi see ajalooline masinasaal on, mis nüüd on nii-öelda välja puhastatud. Kui mõelda, et kui ammu see on sellisel kujul nagu ehitatud, et kui peenelt ja elegantselt on antud nendele tööstushoonetele ka sammastele oma vorm ja liikumine, et see on nagu hämmastav ja see on nagu väga oskuslikult nagu restaureeritud nüüd, ja ka paljudel seintepindadel on ka näidatud seda ennisaegset sellist töökultuuri, et ega need ei olnud ju planeeritud eksponeerimiseks nagu tänapäeval. Võib-olla huvitav on mõelda, et kui see maja projekteeriti või ehitati, siis algselt oli see seestpoolt kõik krohvitud ja värvitud. Arhitektid olid ju samad, mis Õnnepaleel või Draamateatril. Aga kuna see krohv oli nii halvas seisukorras ja enamus sellest oli nagunii juba maas, siis me otsustasime krohvi maha võtta ja jätta seinad paljaks. Aga see ei ole tegelikult autentne. Et tänapäeval tundub, et eksponeeritud tellis ja paekivi seinad, et see on nagu ehe tööstushoone, aga ta ei ole tegelikult kunagi selline olnud. Pigem võiks ette kujutada, milline oleks Draamateater, kui sealt võtta krohv seintest maha. Et sama tegime me siin. Siit võib-olla on huvitav asi, et see vana hoone ei ole ju sirge ega täisnurkne. Et ta tundub, et ta on kandiline, aga tegelikult kõik need kaared on omavahel natukene viltu ja see maja on tegelikult rombikujuline. Aga arvutis joonistades kõik joonistatakse ju otse, et selles mõttes see on nagu vanade majade puhul ikka, tuleb nagu koha peal sageli palju lahendusi leida. Et tegelikult kõik need torud algselt pandi arvuti järgi ja nad tundusid siin, et on täiesti viltu. Tegelikult torud olid otse, aga maja oli viltu. Mulle tundub, et selline vana hoonesse sekkumine uuema mõtetega ja see kasutusviisi muuta. See võib-olla ei ole trend, aga see on mingisugune praegune mõtteviis, et mitte hoone lammutada, vaid nagu seda vana hoone kehandiga tegeleda ja siis, et nii-öelda hoone kasutuse võtta uues võtmes. Kui ruumis olla ja vaadata ringi, siis on väga selgelt aru saada, et mis on uus, mis on vana, et kõik ka need trepikonstruktsioonid, kõik need detailid, kas või mööblialad, et need on nagu eristatavad, et see on uus, see on vana. Kui me läheme kas või alla sinna sammaskäikude vahel, kus on püramiid, need tugisambad, et siis me saame aru, et see on nagu see vana keskkond. Et postid on tegelikult hoone vundamendi postid. Nende peal olid alastik ja siia toetus esimese korruse põrand, mis oli umbes nii kõrge. Et selleks, et seda esimest korrust kasutada, pidime me siis osaliselt seda põrandat lammutama. Aga nendest postidest me ei raatsin loobuda, et need me tõime pärast siis algsesse asukohta tagasi. Ja huvitav on, et need toetusid enne otse liivakivist liivakivile. Et siin rohkem vundamenti polnudki. Eks see on arhitektil ikkagi oma selline eetikatunnetus, et kui palju ta võib minna olemasoleva väärika hoone või ruumi kallale ja kui palju ta peab oma seda emotsiooni seal tagasi hoidma ja jääma ikkagi või väärtustama seda olemasolevat pinda. Muinsuskaitse eritingimustes oli kaks sellist olulist ruumi kvaliteeti, mida pidi säilitama. Üks oli see masinasaali pikk vaade, ehk siis piki hoonete vaade ja teine oli siis, et kusagil mõnes lõigus peaks olema ka laiupidi vaade ja siis meie lisasime sellele veel ka kõrguses, et see saal ei ole algselt kunagi nii kõrge olnud, kuna meil on siis eksponeeritud ka see kunagine siis kelder või maalune osa. Me püüdime pakkuda sellise lahendus, et pakkida 3 korrust endisele ühekorruselisele ruumile, et nagu see keskimise osa on jäetud nagu suureks avauseks
ja servas on nagu eri tasanditel paigutatud bürooruumid. Minu arust valgustid oli väga õnnestunud, need ümmargused. Hisavad minimaalsed, aga helistab ennast ülejäänud nagu sellist geomeetriast. Jah, see on nagu sellised nagu mitte midagi, aga samas on midagi, annavad niisuguse nagu midagi. Kindlasti on arhitektil või sisearhitektil, kui ta nii suurt aatriumit näeb, kihk midagi suursugust riputada või valguslahendust teha, et ega väga raske on ka siin valgustada sellist kõrget ja suurt ruumi, aga väga leidlikult on siia riputatud sellised sõõrjad valgustid, mis nagu mõneti nagu paistavad läbi ja samas on ikkagi mõjuvad nagu sellise suure, lihtsa ja selge vormiga, nagu kogu see büroomaastik on üles ehitatud. Mina arvan, et kui arhitekt või sisearhitekt midagi loob, siis ta väga palju ei pea mõtlema sellele, et mida 20 aasta pärast võidakse sellest arvata. Et pigem peaks olema ikkagi praeguses hetkes ja nägema ette seda, mida praegu inimesed vajavad. Et võib-olla siis 20 aasta pärast tekibki selline äratundmine, et mida tol ajal inimesed siis hindasid.